Ma ei usu, et ühiskonnas on suhtumine vale positiivsest süüdimõistmisse või vale negatiivsesse süüdimõistmisse oluliselt muutunud. Alati on olnud seda, et inimesed nõuavad, et süüdlase vastutusele võtmist, et sellega minnakse suhteliselt liiale, unustamatagi ära või unustades sageli ära, et see on vaja kõigepealt tõendada. Et see versioon vastab tõele, midagi on juhtunud ja see tõendamine ei tähenda mitte ainult seda, et me tuvastame ära, et jah, see inimene tegi niisuguseid tegusid, mis on teatavaks saanud või mida tal on ette heidetud. Ära tuleb ju tõendada ka see, et see oli vale sellel hetkel, et see oli karistatav sel hetkel. Ütleme, masside viha võib püsima jääda ja massid võivad nõuda kellegi lintšimist ka siis, kui seda teist poolt nagu ei ole, et kui see, mida inimene tegi, näiteks ei ole üldse etteheidetav, kas selle tõttu, et see oli tema jaoks kuidagi vabandatav või siis selle tõttu, et vastavat karistusnormi üldse ei olnud olemas. Aga iseenesest, ma arvan, õigussüsteemi jaoks on endiselt, õigusriiklikus süsteemis on endiselt oluline panna rõhku sellele, et vältida neid vale positiivseid. Ehk siis vältida seda, et süütu inimene mõistetakse süüdi. Tugev ühiskond suudab selle alla neelata, kui meil jääb süüdlane leidmata. Küll aga on oluliselt keerulisem alla neelata seda, kui võetakse selline lähenemine, et keegi peab ju süüdi olema ja sorry, me sinu peale pidama, täna on sinu kord. Et seda on ühiskonnal palju keerulisem alla neelata. Et seda, kui me süüdlast ei leia, et siis on tegelikult tähtis see, et meil oleks olemas süsteem, meil oleks olemas meetmed, et aidata seda ja kompenseerida kahjud sellele, kes on kuriteo läbi kannatada saanud, hoolimata sellest, et kas me oleme süüdlase kätte saanud või mitte. Ja vältida selle kuriteo mingisugust laiemaid või toimepandu laiemaid mõjusid. Sellega saab tugev ühiskond hakkama, aga sellega, kui sul ei ole kunagi kindlust, et ilma, et oleks mingisugused tõsised tõendid olemas, võib Sauroni kuri silm sinu peale pidama jääda, sellega on keeruline hakkama saada.